põhimõtteliselt ilusti mahub sisse ära, kõik on chill, siin on meil storage area, tuled on sees ka veel olemas siin. Näed pimedas ka, mis siin sees on. Paneme tule tagasi kustu. Laius 1,2 meetrit, täpselt. Kas kellelgi on tööriistu, kas kellel oleks mingi varjualust, mida iganes. Ja üks tore eestlane vastas mulle. Holden on tegelikult Eestis Opel. Seda vlogi ei pane. Ma sõidan Opeli kausis. Jo, mis toimub rahvas? Oleme siin Queenslandis, Brisbane'is, Austraalias ja minu selja taga on minu uus Holden Commodore, mille ma eelmises vlogi osas ostsin. Põhjus, miks ma ostsin selle auto on sellepärast, et see on nii suur ja nii mahukas, et siia mahub vabalt 2 inimest taha magama. Üks asi on neid puudu, et madrats ja muidugi kui me paneme madratsi sinna, siis meil on ruumi, kuhu oma pagasid panna. Ehk siis ehitame raami, kuhu peale panna madrats, kuhu alla saab panna oma pagasid asjad. Hakkame pihta, tuunime autot, see on Pimp My Ride, Pimp My Holden, backpacker version. Alustame. Olen siis praegu Bunningsi warehouse'is ja mõõdan siis auto dimensiooni, et kuna kohver on mul 34 centimeetrit kõrge, kui ma panen ta siia pikali, siis see peaks olema mingi 350 centimeetrit kõrge, natukene ekstra ruumi. Laius tundub, et võib olla 1200 millimeetrit, 1,2 meetrit. 1,9 meetrit ilmselt on fine pikkuseks. Huvitav, kas see keskele peaks ka mingisugune tulema või? Et nagu tugi veel või? 1,2 või paneks mingi siia niimoodi, et ühele poole ei ole rohkem ruumi, kohvrid värgid, teisele poole mingid söögiasjad, mida iganes vaja või? Heaks juukseid võtta äkki. Võtab siis 1, 2, 3, 4 plaati. Lähme vaatame, mis nad ütlevad meile. Siin on siis esimene see, kuhu läheb madrats. See on keskosa ja siis sellest teeme veel 2 sellist supporti nendesse säärtesse. Ja põhimõtteliselt ongi olemas. Kuna ilmaga pole meid täna õnnistatud, siis ma kirjutasin eestlased Brisbane'is gruppi, et kas kellelgi on tööriistu, kas kellel oleks mingi varjualust ja mida iganes. Ja üks tore eestlane vastas mulle 30 minuti sõidu kaugusel meie asukohas siit on üks eestlane, kes laenab meile tööriistu ja garaaži, nii et sõidame tema juurde. 105 kilomeetri peale mul on läinud 19 liitrit bensu. Jõudsime siis garaaži siia ja nüüd on aeg ehitama hakata. Siin on kõik meie ehitusmaterjali, mis me lasime Bunningsist välja lõigata. Ja nüüd on lihtsalt kokku kloksida, et ta tuleb nii kõrge, et praegu siit on näha. Ja siia peale tuleb platvorm ja siis me põhimõtteliselt oleme omadega laest. Et jah, hakkame tööga pihta. Kogu seda vaar läks kokku üle 2 soti. See vineer on? Vineer ise läks 136. See on muust tahta. Aga muust tahta ka kõik lisaõppid ja mis ma ostsin. Ma mõtlesin, et ta teeb nagu luugiga niimoodi, et siis saab nagu, kui sa pagasi sisse paned, siis saad luugi lahti ka tõmmata. Ja siis paneb nüüd nuppudega, tavaluppudega sa kinni ka panna. Kui keegi auto sisse tuleb, siis... No selles, see on lihtsalt see, et sul on luuk lahti ja vaata mingi, ütleme lähen siia ka autost teema, et seegi saa mööda mingis võttes midagi ära vaata, vaid. Esimese asjana teeme siis need küljeosad, et ehitame raamistiku valmis. Ja siis hakkame lisajubina hästi vaatama. No nii, me oleme oma põhiraami valmis saanud, praegu ta kõigub nagu segane. Nii et meil on vaja panna midagi siia nurka, mis teeks seda natuke stabiilsemaks. Aga hetkel oleme siis ehitamas siia luuki, et paneme hinged külge siia ja hinged paneme siia külge, siis pärast sul on luuk, mille saad sinust lahti tõmmata, et saada maisad lukku panna. Võib natuke seest või olla? Nii palju.
Kui jätta seda kinni, siis jäävad need ka täpselt üle kaugele. No nii nagu näha, siis praegu me üritame teha seda kogu struktuuri veidi stabiilsemaks, et paneme siia ühe vineeritüki, mis siis vähendab seda kõikumist. No nii me oleme põhikonstruktsiooni valmis saanud, nüüd me põhimõtteliselt pöörame selle ümber, vaatame, kas autos ilusti mahub, homme teeb lukud asjad siia külge ja siis on põhimõtteliselt valmis, et siis on vaja ainult ära värvida, tuunida see oma meele järgi ja timm. Mahub. See on meie voodipõhi. Natukene võiks kõrgemale tulla see lahti. Kui me saame selle sisse panna, siis tegelikult... Ai, ta ei tule ikka. Siis peaks panema hinged siia peale üldse. Ütleme niimoodi, et ilma madratsita on nagu okei, aga kui madratsi peale paneme, ma ei tea, kuidas ta siis on. Ega ta nagu väga ruumikas ei ole, vaata auto ei ole väga kõrge. Aga ta peaks olema piisavalt kõrge, et kohvrit panna sisse, see on põhiline. Ja tegelikult saab magada selja peal. Ei, tegelikult saab, vaata. Tegelikult saab. Proovime ka selle väikse madratsiga. Muidugi Mostamisi ei jõua madratsi, aga noh, teoreetiliselt ütleme. Nagu unistus. Väga hästi panen. Mis teed? Pane voodi kinni, et see ei liiguks 3 rinnaga. Põhisüsteem on valmis, ilusti kinnitatud, ta ei liigu ja olemas, et homme näeme. No nii, teine päev meil ei ole veel valmis, nüüd me läheme madratsi otsingule ja siis oleks vaja veel käia ehituspoes läbi, et ma tahan panna siia luku ja siis siia taha. Ma ei taha, et siia tagant hakkaks mingid asjad lendama, et ma pean panema sinna ka veel puiduplaadi ette, madrats peale. Ja olemas. No nii, me oleme jõudnud nüüd panning sisse, teeme viimaseid shoppinguid. Põhimõtteliselt me ostame nüüd ühe puiduliistu, siis ühe puiduplaadi, mõned hinged ja vaata, võib-olla vaja mingeid kruvis asju ka. Ja siis me sõidame minu töökohta, kus ma töötasin ühe päeva nüüd siin Prissis. Ma rääkisin bossiga, ta lubas meil kasutada nende tööriistu, põhimõtteliselt väga hea. Ma sain tööandjalt nüüd endale tööriistad, need on praegu seal autos. Ja et ma otsisin siis varjualuse, et olen kuskil suvalise korteri all ja õues vihma sajab, ma ei taha, et mitte midagi märjaks läheks. Ja töö juures siis seal tõstukitega sõidavad ringi, et ma sinna ei saanud näiteks varju alla minna. Ehk siis jah, oleme suvalise korteri parklas siin kuskil. Hello. Trying to fix up the crane. Yeah, we looked for a shelter with the rain. Oh, okay. It's going to take us like 3 minutes. Alright. Yeah. Is that right? Yeah, if you guys just kind of like stay this side of the car park? Yeah. Yeah. Alright. Thank you. Esimesed tuuningud on tehtud, me panime sinna siis seina, et meil asjad ei lendaks välja siit kapist, nii-öelda kapist. Ja nüüd siis viimane tuuning on see, et me paneme siia luku. Koodiga tavalukk läheb siit läbi. Ja nii ongi. Saad kapi ukse lukku ka panna. Mis toimub, mis teed? Väsisin ära. Raske ehitus. Kuidas madrats on nüüd? Mugav. On, jah? $200. Ei ütleks
enda peale läksid põhimõtteliselt. Räägin, hakkame autos elama. Davai, paneme mädatsiga autosse. Tegin kiire uinaku. Mis mina ei näe? No nii, me tegime väiksed shoppingud ja nüüd hakkame siis oma autot kaunistama, et me ostsime erinevad valgused, ühed, teised siin all ja siis me ostsime LED-tekid. Siis põhimõtteliselt ongi, me paneme madratsile nüüd lina peale ja hakkame auto sisu kaunistama, üritame need valgused liimiga kuidagi ära, kuidagi sättida sinna, no ma ei tea, kas ma liimiga autot tegelikult rikkuda tahaks, aga noh, vahet ei ole. Teibiga ei jää nii ilus. Nagu läbipaistv teip oleks nagu. Tegelikult on savi, vaata. Praegu paneme siis valgust, et sisuliselt siit tuleb pumm, pumm. Patareid tahad vahetada, saab patareid ära vahetada. Ja tagasi peale. Peremees hakkab varsti välja üürima asju ja siin tegelikult mahub 2 hiinlast ka ära, vaata, et me ei taha nagu mingi rassist olla, aga vaata hiinlased on väiksed, vaata. Et siia poole ilmselt mahutaks 2 tükki, siia paneb 1 ja ülesse paneb siis 2 suuremat inimest ja üleval siis küsime topeltrenti, all küsib ühekordse rendi, et ütleme siin siuke $50 nädal, onju, ülesse sott nädal, mis nädal, öö. 1 öö ja ütleme noh, 5 inimest sees, raha jookseb, elu on hea, passiivne sissetulek, finantsvabadus. Üüri kinnisvara. Mul kusjuures horoskoop ütles, et see aasta mul üüri kinnisvaraga läheb hästi, et tundub, et läheb hästi jah siin, et vaiksed projektid käivad ja Opel ju. Holden on tegelikult Eestis Opel. Seda vloogi ei pane. Ma sõidan Opeli kausis. Tulin Aussi hea elu peale, tulin Opeliga sõitma. kaua nüüd patareis jagub sinna sellele? Mõtled sellele väikesele valgusele? Jaa, no seda väga palju ei ole vaja, see sõidab. No see on pohku, vaata, mul patareisi sitakse, kui ei ole, siis ma lähen koodi. Ebo! No nii, selline siis on meie road tripi auto ja ma viime kohe selle tee peale ka, et panime sisse valgustused, siin taga on ka väiksed valgustused, praegu nagu neid näha pole, vahet ei ole. Aga siin on flamingod jooksevad on ja siis taga on meil ilusad siuksed romantilised tuled. Ja siis kõik on siuke suht nagu tüdruku disain on ja selle velise kaela. Ja minul on siuke ilus comfy halltekk, ülipehmed tekid on need ja ilusad padjad on ja põhimõtteliselt ilusti mahub sisse ära, kõik on chill, siin on meil storage area ja siit alla vaatad, siis siin taga on 2 kohvrit, siia läks üks skarp, siis siin taga on minu kaamerakott ja mitu erinevat kasti seal taga, seal on meie kõik camping stuff'id, värgid, ühesõnaga sellest kõigest tulevikus, aga sisuliselt mõte on see, et asi töötab, tuled on sees ka veel olemas siin, näed pimedas ka, mis seal sees on, vaat, paneme tule tagasi kustu. Ja kõik see süsteem läheb meil lukku siin ja põhimõtteliselt ongi ja sellega osaga siis kõik, et kui tahad näha, kuidas see auto siis meil road tripi ajal vastu peab ja kuidas me magame siin ja kõike kõike seda hullu värki, et siis pane subscribe, pane like, vaata minu järgmiseid osi, nii et jah, Geir signs out, näeme järgmistes osades, peace! Jep, 2, 1 Läheb vasta järgi. Rool otse. Keera rattid sirgema. Keera rattad otse. Täis sirge.